Sellel nädalal keskendume kruusateedele ja nendega seonduvale. Janar Taal Maanteeametist räägib kõigest lähemalt. Palju on hetkel protsentuaalselt Eesti riigiteedest kruuskatte all? Täna on Eesti riigiteedest kruuskattega umbes 27%, circa 4600 kilomeetrit teid. Ja kas neid on plaanis siis asfalteerida või mis nende tulevik hetkel on? Täna on võetud selline eesmärk, et riigiteed, kus on rohkem kui 50 autot ööpäevas liigub, et need me kergkatte ehk tolmukatte alla viime, kus tuleb siis selline lahendus, mis ei tolma. Mille järgi otsustatakse, kas tee saab endale pindamise või asfalteerimise? Seal on erinevad argumendid, millest me lähtume täna. Kindlasti üks oluline teema on see tööde maksumus. Tehniliselt nagu näita, milline see tee on täna, mis lahendusi saab sinna teha täna. Üks olulisemaid võib-olla, miks enamus tegelikult me otsustame pigem pindamise kasuks. Kuna asfaltkatte, kui me rääksime asfaltkatte, siis peaks veel liiklussagedus olema circa juba 1000 autot ööpäevas. Selliseid teid meil väga Eestis enam järgi jäänud ei ole tegelikult. Ja teine aspekt on ka, et kui rajada asfaltkattega siis asfaltkatte peale, siis on vaja, et tee muldkeha oleks oluliselt suuremas paksuses külmakindel. Et talvine külma tingimust ei avaldaks siis mõju. Sest asfaltkatte ei talu tee muldkeha kerkimist. Väga minimaalsel määral ta lubab seda. Aga selline pinnatud katte, on ta siis mustsegus tehtud või siis erinevad tehnoloogiad on seal, see lubab oluliselt suurem määral teel kerkida ja ei teki sinna pragusid. Asfaltkattel tekiks kohe praod sisse. Arusaadav. Ja see emulsioon ja siis killustik annavad järgi natukene paisuvad ja kevadeks vajuvad tagasi. Paljud inimesed ei näe, ei pane tähele need külmakerkeid kattega teedel üldse, sest see on suht marginaalne ikkagi. Sa ei 2, 3, võib-olla 5-6 senti ei näegi üldse. Näed pigem sellist suuri muhke näed, aga väikseid külmakerkeid sa ei näe, eks. Aga see tõmbab tegelikult praod sisse tõmbab kohe, kui ta ei töötaks kaasa nagu selle külma mõjule. Aga mis on peamised mured kruusateega? Kruusateedega peamised mured, seal on 2 suurt mured on. Üks on see tolm, eks ju, mis inimesi häirib. Ja teine teema on pigem see, mis tuleb nagu sademetest tingitud sellist löökaukude tekkimine. Et kui vihma sajab, eks ju, kruusapind muutub pehmeks pealt ja siis autoratassa tekivad paratamatu augud sinna. See häirib inimesi, eks ju, kindlasti. Ja kevadeti kruusateedel põhiprobleem pigem selline läbimatuse teemad tekivad ikkagi. Et kui tee sulab kevade, siis tekib paratamatult selline efekt, et tee hakkab pealtpoolt sulama, allpool on nagu jäälääts, mis ei lase nagu veel ära liikuda ja siis see pind muutub pehmeks, eks ju. Ja kui on natuke rohkem raske liiklust, siis kindlasti tekib selline väga keerulised olukorrad tekivad ja tee on kohati läbimatu isegi. Ja võib-olla ka väiksemad teedel võib juhustada sellist ka läbimatust või rasket läbimatust, kui järsku tekib mingi metsavedu, mingi materjalvedu karjäärist, mis ei ole seal tavapärane, siis on oht see, et lihtsalt tekivad läbilöögikohad, kanduvõimkohad ja inimesed võivad autost lõhkuda ja ebamugav sõita, eks. Kuidas üldiselt kruusateede ümbruses elavad inimesed suhtuvad sellesse? Eks inimestele ei meeldi kruusateed. Seda tolmavad, me küll teeme tolmutõrjed, tehakse vähe kruusamaja tee ääres, eks ju, täna seal igal pool tehakse tolmutõrjed, kui ta kruusatee on, eks ju. Täna me oleme jõudnud sellesse ajajärku, kus selle pealt nagu riik kokku ei hoia. Kas on lähemal, kui majad on lähemal 100 meetrit teele, siis igal juhul tehakse tolmutõrjed. Ja kui on suuremal liiklusagedus, siis tehakse täispikkuses tolmutõrjed täna. Et see on täna väiksema sageduse puhul kindlasti kuluefektiivne ja senikaua, kui me jõuame sinna katte peale ehtud, eks ju täna. Sest et riigil on alati piiratud rahalised võimalused täna. Sul on kindel eelarve ees, kui selle piires saab teha täna. Eks me selle mõttes otsime ka neid rahalisi lahendusi selliselt, et võimalikult kiiresti ja sellele liiklusele vastavalt suudaksime katte peale teha, eks. Et alati saab teha hästi kalleid, hästi võimsaid lahendusi täna, aga selle võrra me teeme vähem kilomeetreid. Ehk see kahjuks pindamistehnoloogia, mis enamust rakendatakse, on odavam kui asfaltbetoon, puht tehnoloogiliselt paigalduse mõistes igapidi ja sellega suudetakse rohkem kilomeetrit teid katta mitte tolmuva kattega. Kui tihti tehakse seda tolmukaitset? Üldiselt iga kevade tehakse siis tolmutõrje ära ja vajadusel suvel uuendatakse. Kui tee remondi tõttu tuleb mingid muud liiklus hästi peale näiteks võib juhtuda, siis on vaja uuendust teha, aga enamasti püsib. Kuidas kruusateed veel hooldatakse? Kruusatee põhine hooldus käib hööveldamisega. Greideriga, mis on meie selja taga,
võetakse siis kruusakiht kuni augu põhjadeni üles, eks ju, laotatakse uuesti kohe maha. Tavaliselt sõltub nagu tehnikast, kas laotakse valli või siis vall pärast maha või siis on kohe saab kruusakihi maha laotud. On ka olemas tagumine tera veel kreideritel. Ja see on põhiline nagu hooldusvõtte kruusateede puhul. Ega see kruusateel muus uut mured ei ole, kas on siis tolm või see on augud, eks ju. Kui ta on siles, siis on väga hea tegelikult sõita iseenesest, eks ju. Ja muud teemad ei tehtagi. Ja kindlasti oluline on ka see, et kruusateel tuleb ikkagi seda kulumiskihti uuendada. Et seda tehakse sõltuvalt nüüd tee sagedusest, mitme aastaselt tehas, aga seda peab tegema, sest et kruusatee erinev omadus on see, et tolm lendab minema ja järgi kivid. Ja lõpuks kivid maanduvad mingi määra kraavis, eks ju ikkagi. Et see tolm tegelikult nagu ühtpidi halvendab ka nagu kruusatee olukorda ja suurendab ka sellist perioodiliste hoolduste, suuremate hoolduste vajadustena, et tuleb kruusa juurde lisada täna. Ja selle mõttu Maanteeamet ka nagu suurema liiklussageduse kruusateedel teeb täismahus nagu suvel tolmutõrjet isegi. Et vähendada siis selle lenduva tolmu nagu mõju, eks, et jääks alles, eks. Okay. Mida meie autojuhtidena saaksime teha, et kruusatee elukaart pikendada? Hästi mõistlik on valida selline sobilik kiirus, kus ei tekiks nii palju tolmu ja sellega kruusatee elu ka pikeneb, eks ju. Tolmu ei lendu teelt ära ja samas kivi ei lenda teelt ära. Kui tolm ära lendleb, siis jäävad kivid järgi, mis ka lendlevad ära täna. Ja sellist mõistvat suhtumist kruusatee enda vastu täna. Sinna tekivad augud, see on paratamatus, ei ole võimalik teha niimoodi, et kruusateel auke ja see ongi olulisem, et mõista suhtus kruusateesse. Seega järgmine kord, kui näed tahavaatepeeglis tolmupilve, siis see tähendab, et sealt lendab ka kive ja nendega võivad omakorda pihta saada kaasliiklejad, jalakäijad, jalgratturid ja autod.